Mina olen Anneli Kaldoja, Teatri- ja Muusikamuuseumi teatrikuraator. Ja täna me räägime teemal teatriekraanil, mida, kellele ja kuidas me salvestame. Ja see vajadus seda teemat arutada või kaardistada veidi on tulnud, see on kogu aeg olnud, sest kui me räägime teatri salvestamisest või teatri mälust, mis teatrist jääb, et siis kõige lähedasem sellele, mida vaataja näeb saalist, on ilmselt videosalvestus või üks lähedasemaid, et see on oluline asi, mida koguda. Aga kui eelmisel aastal koostati Eesti etenduskunstide valdkonna arengukava, siis sai sinna ühe punktina sisse just seesama videosalvestuste talletamine ja kättesaadavaks tegemine. Nii et seda mingis mõttes me viime seda arengukava siis praegu ellu või proovime sellist esimest sammu, et jõuda selleni, et teatrilugu on kvaliteetsemalt ja korrastatamal viisil jäädvustatud ja talletatud ja on ligipääs digiarhiividele, mis koondavad ja avalikustavad olemasolevat pärandit. Ja ma olen täna kutsunud vestlusringi Gert Raudsepa, Teatriliidu esimehe ja näitleja, Vahur Kelleri, Keller teatri juhi ja lavastaja ja Urmas Oru, ETV ja ETV2 peatoimetaja. Meiega pidi olema ka Maarja Hindoalla, aga Maarja nägite natuke haige ja me ei hakka läbi veebi siis siin asja natuke keerulisemaks veel tegema. Meie vestlus kestab umbes tund aega ja me võiks teha niimoodi, et kui kellelgi on vahepeal kommenteerida või soovi küsida või kaasa rääkida, et siis võib ka vestluse keskel seda teha, et ei pea ootama lõpuni. Mikrofon on Karini käes ja siis julgelt andke märku, et me oleme siin sellise väikese seltskonnaga. Ja kui ma olen teatritega rääkinud sellest teemast, siis teatrid ütlevad, et see on väga vajalik, väga oluline, väga hea, et me sellega tegeleme. Nii, aga hakkame pihta. Miks üldse on vaja teatrit teadvustada? Miks me peaks teatrit salvestama? Jah. Palun, Vahur. No ma võin rääkida sellest, eks ole, võib-olla kõik ei tea, ütlen, et Keller teatri on vist Keller on erateater, eks. Ja meil on vist ühena vähestest teatritest platvorm, kust näeb kõiki seniseid lavastusi, esimesest lavastusest peale, me oleme nüüd 6 aastat vanad, millele meil on näitamisõigused. Nii et praegu meil on seal platvormil 15 lavastust, kui ma nüüd ei eksi, umbes niimoodi 15 lavastust ja veel loenguid ka, et mida me oleme teinud siis kas 8 loengut ja vestlust põnevusteatri teemadel. Ja ma võin öelda seda selle kogemuse põhjal, üks asi muidugi me alustasime tänu Covidile, eks ole, nii nagu väga paljud tegid seda väga erinevas kvaliteedis, pehmelt öeldes. Ja ma arvan, et seega oli üks asi, mis sellised köögis tehtud erinevad kontserdid ja ühe kaameraga võetud kehva kvaliteediga mingisugused etendused, mis võib-olla hirmutas mingil hetkel publiku ära, nii et kui 2020. aastal, kui me alustasime, siis oli, täna just kontrollisin üle, oli ikkagi tuhandetes, oli üle 2000 tublisti oli aastas vaatamisi, siis ekraane taga, kus võis olla ka rohkem inimesi ja tihti veel Covidi ajal oli, peredega vaadati. Nii et need oli tõesti tuhandeid vaatajaid, siis eelmisel aastal oli meil vaatamisi 500 ringis, midagi sellist umbes aasta peale. Nii et see on nagu kõva kukkumine, samas ei ole praegu teinud ka mingisugust promo sellele. Eriti, et on tulnud tõesti vaatama, aga paar päeva tagasi oli veel viimane registreeruja, kes meie platvormil vaatas, nagu registreerus, meil käib siis niimoodi, et on kas kuu või aasta pilet saab nii-öelda. 16 euriga saab vaadata kogu sisu kuu aega, 40 euriga aasta otsa kogu sisu, mis platvormil on. Et ta on pigem minu jaoks selline arhiiv, aga nii, kuhu ma tahan jõuda küsimuseni ikkagi vastusega välja, on see, et need vähesed vaatajad on meeletult tänulikud. Nad kirjutavad ja joonistavad, et kui oluline see on ja mis on just see põhjus, et ma tahaksin natukene vastu vaielda selle, mis siin oli Elo enne nagu
nagu rääkis, ütles, et see on ainult mingisugune nostalgia seotud kuidagi. Ei, see on selgelt nendest kirjadest, mis on pikad kirjad tihtipeale, tuleb välja, et inimesed, kes ei pääse muidu teatrile ligi, tegelikult see on peamine põhjus. Mingil hetkel tegin ka küsitlusi vaatajate hulgas, et mis on need põhjused ja erinevaid igasuguseid. Ja tõesti, et on inimesed, kes elavad, ma ei tea, Saares, Otepääl kusagil ja neil puudub igasugune võimalus osa saada muidu pealinna kultuurielust. Ja nad on metsikult tänulikud. Või siis on ka see, et nad võib-olla ei olegi nii kaugel, aga on kas tervislikud põhjused, mingid vaimsed põhjused, mis ei luba tulla teatrisaali, kus on palju inimesi, eks, ja nii edasi. Ja nad on tõesti väga tänulikud ja mida me oleme püüdnud ka nendes edasi anda ka edasi seda atmosfääri, mis on seal saalis. Ühesõnaga, jah, palju asju, aga just see on minu arust nagu põhiline asi, miks see on ka tohutult tähtis. Ja muidugi teine pool sellest on see, et täpselt see, mis sa ka ütlesid, et see on ikkagi tulevikule teater haihtub õhku. Ja kuigi ta võib-olla aastatega, aastakümnetega kõik mängustiilid, võtted vananevad, võib-olla me ei saa sellesse hetke tagasi sinna saali, aga me ikkagi saame kätte mingisugused andmed rohkem kui sellelt 1, 2, 3 kirjutajalt, kes me ei tea, mis tujus nad olid, mis meeleolus, mis päev neil oli, kui nad kirjutasid. Aga ütleme, see kokku pannes neid omavahel ka just teatri uurijate jaoks. Küll ma oleksin tahtnud näha kunagi hommikteatri etendusi. Aga mida ei ole, seda ei ole. Ja samas ma olen väga rõõmus, et Bauhausist on olemas videosalvestused. Näiteks ja veel mõnedest Gordon Greegi lavastustest. Nii. Et see oli ikkagi missioonitunne ja sa tunnetad seda? Ja absoluutselt tunnetan missiooni, täiesti tunnetan missiooni ja sellepärast ka võtan üles ka kõik lavastused, kuigi see läheb kulukamaks, kui see platvormi tulu, mis sealt tuleb, et see kindlasti salvestamine on kulukam. Aga turunduskanalina tunnetad ka seda või on see nagu selline ka? Ei, enam mitte, sest ei turunda ka seda, lihtsalt see ei ole põhitegevus. Meil ikkagi peamine on ikkagi mängimine laivis, mängimine teatris, teatri etenduste andmine, etendustegevus, see on ikkagi põhitegevus. Ja mul puudub illusioon, et ühesõnaga, et see isegi suurturundus ei tooks kindlasti tagasi, et sellist mahtu huvi ikkagi inimestel selle, nimetame seda teleteatriks siis, et sellist mahtu ei ole, et nad oleksid nõus nii palju selle eest ka raha välja käima. Kordan, eks ole, me oleme erateater. Anneli, kas võib vahele küsida? Jaa, loomulikult. Kuidas teie siis Keller teatris olete saanud kõigi oma 15 lavastuse õigused ja nagu me varem kuulsime, siis ETV-s on see äärmiselt problemaatiline? Sellepärast, et meid on seal ikkagi suhteliselt vähe. Ja initsiatiiv tuligi isegi lausa näitlejate poolt, et hakata seda tegema. Siis kui kõik läks lukku 20. kevadel, siis mina olin valmis, kutsusime kokku koosoleku, mina olin valmis selleks, läheme nüüd siis puhkame kõik. Aga näitlejad ise hakkasid, ei, midagi peab välja mõtlema ja ma olin suhteliselt skeptiline tegelikult ja koosoleku lõpuks jäigi niimoodi, et ei ole kogemust, pole vahendeid. Ja siis pool tundi hiljem helistas Stillframe'ist videofirmast Karel Tõnson, kellega siis, kes ütles, et teeme koostööd, vaatame, äkki saab midagi teha, sealt see kõik nagu algas. Ja ei, selles mõttes on õiguste, autori õigused on läbi teatriagentuuri, nendel asjadel meil on õigused ja seal on ka vastavalt, Kirsten saab ka siin kaasa rääkida, et olen küsinud, Kirsten, kajub, et ühesõnaga, et kõik autorid ei olegi nõus, kõigilt ei saagi ja mõnedelt saab ja siis esitan ka aruanded, aga see muidugi need summad, mis sealt tulevad, on köömes, eks. Aga siiski neid aruandeid esitan ja näitlejatega on kokkulepped, samamoodi lavastajatega, see on suhteliselt, see on väga väike ring lihtsalt, väga paljudega ma olen ise, eks, lavastaja Brit on kunstnik.
Aga siin küll jah, mulle tulid ka uudisena mõned asjad, et võib-olla edaspidiseks ikkagi peavad võtma siin näitlejate liiduga ka ühendust ja et oleks kõik päriselt korrektne, eks. Aga noh, põhimõtteliselt jah, ma ütlen, et need mahud on niivõrd erinevad lihtsalt selles mõttes. Noh, kui meil on siin seal kümmekond näitlejat, kes seal astuvad nendes laos, mis seal on, eks ole, ja nad kõik on sellega lihtsalt olnud nagu nõus ja pigem just nagu tahtnudki seda, et seda tehtaks. Siis see on nagu teine teema. Aga võib-olla siis Kert, et see miks küsimus, et miks ja kas jah, ma olen võib-olla natukene Vahuriga natuke eriarvamused ja ma võib-olla kasutan siin ametipositsiooni ära, et sa tituleerisid mind teatriliidu esimeheks, aga ma pigem räägin siin nagu ikkagi näitleja seisukohalt, et võib-olla kui ma räägin mingisugused üldiseid teemasid, mis teatriliidu kaudu on esile tulnud, siis ma tõstan näpp üles, et ütlen, et ma olen esimees. Aga jah, ma isiklikult arvan, et võib-olla tõesti, et see salvestamine on vajalik ainult võib-olla sellise kultuurimälu säilitamise pärast. Ja mõned asjad, salvestised, mõned lavastused elavad selle salvestamise operatsiooni üle ja neid on huvitav vaadata isegi tõesti 30-40 aastat hiljem. Mõned kaotavad juba selle salvestamise käigus, ei tea kuhu mööda juhtmeid, aga mingi asi läheb seal nii kaotsi, et seda vaadata on võimatu. Ja sellepärast võib-olla ta pakubki huvi ainult teaduritele või siis nendele, kes seal osalesid või kunagi hiljem saavad inimesed vaadata, et millist teatrit sel ajal tehti. Aga jah, põhimõtteliselt nii või teisiti kõik alati salvestavad kas või ühe kaameraga, et see salvestis on alati olemas. Et ma selle poolt väga olen. Ja mis minu jaoks on salvestiselt vaatamise, ehkki ma saan aru sellest väitest, et on väga palju tänulikke inimesi ja reedeõhtused teatriõhtud on meil kuidagi nagu rahvuslikus mälus olemas. Et põhiline, mis kaotsi läheb, on režii. Ehk siis inimene valib saalis ise, mida ta vaatab, keda, mis hetke, millal. Aga salvestatud teatrietendus, ta peab paratamatult olema ju nii-öelda režiiga kaetud see salvestis, eks ju. Ja seal on kellegi teise otsus see, mida ma vaatan. Ja minu arust see on selle teatrietenduse salvestise kõige suurem puudujääk. Kui sa rääkisid tookord. No me jõuame sinna kindlasti veel. Kunagi hiljem. Ja. Aga ma arvan jah, et selline teatriajalooline salvestamine on vajalik. Ja mul on kohe palju samasuguseid mõtteid, aga hoopis teissuunalisi, et alustuseks tuleb kindlasti tänada ilmselt Covidit, nii nagu Vahurgi tänas, et see pani paljud asjad liikuma. Ja tegelikult ma ei tea, kas see on Covidi mõju, aga me näeme praegu nagu sellist televaataja huvi ekraani teatri vastu oluliselt nagu kasvamas, et kui siin Kert ütles, et kusagil ajalooline mälu, eks ju, reedeõhtused teatrietendused, et jah, see elab ka kuskil, aga me näeme just nagu mingit uut põlvkonda, uut seltskonda, kes on nüüd tahtmas nagu teatrietendusi näha. Ja loomulikult ka see, et teatrid ise on kuidagi suutnud oma turundust nüüd viimasel ajal eriti, eks ju, me ei hakka siin rahamaasta rääkima, aga ka üldse, et see tung teatrisse on nagu suurem, on hulk selliseid nii-öelda ETV arhiivi klassika mõttes siis 3 apelsini kategoorias tükke praegu inimestel teada, tuntud, mida nad tahaksid hirmasti näha ja see just ma ütlen, et selline nagu huvi teatri vaatamise vastu ka tele kaudu on nagu tagasi kuskilt ajast, et see ei ole enam mingi vana mälu, et oli ja näidake veel, on ju, vaid uus põlvkond ja need vähesed, mis meil on siin õnnestunud nii nii-öelda siis avalik-õiguslike teatrite või ka erateatrite puhul ekraanile tuua, neid ka veel võib-olla siis mingite tähtpäevadega sidudes kuidagi esitleda, et need on kõik olnud väga nii-öelda vaadatavad tükid tegelikult minu kui programmi koostaja mõttes, et mina jälle ma pean nagu Kert ütlema, et ma siin räägin kui
selline programmi planeerija, eks ju, kes mõtleb nii-öelda vaataja huvides, et kuidas ma võimalikult palju nagu vaatajaid endale toon, et ma olen elus pidanud ka muid ameteid ja oskaksin sellest teemast rääkida ka 100 erineva nurga alt, aga kui ma praegu räägin jah, nagu programmi planeerimise mõttes, siis tõepoolest, et õiges kohas, õigesti ajastatud teater on tegelikult nagu tagasi ja hirmus huvi oleks näidata, aga nagu Doris ka selle jutu kõik kokku võttis, et see on tohutult keeruline valdkond ja läbi lillede heitis Doris mulle ka ette, et ma olen ühe tüki juba eetrisse pannud, millel meil tegelikult nagu päriselt, noh, ühesõnaga tema pidi tagantjärgi klattima neid asju. Nii et sain ka ise natuke targemaks. Aga ühesõnaga ma tahtsin veel rääkida lihtsalt Vahuri kinnituseks seda, et neid kirju siis tõesti tuleb, et tuleb vanemalt põlvkonnalt, aga nagu öeldud, et tegelikult on tulnud mingi uus nagu seltskond noorust ja noh, sellist, noh, ma ei tea, vanuses 30, noh, kui juba inimene on nagu nii-öelda paiksem, kodusem perega, et noh, see vanusegrupp kuskil seal 30 kuni 50 noh, on tegelikult see nagu uus seltskond täna, kes tohutult tahab. Et loomulikult saabub meil jätkuvalt neid vanu kirju, et naljaloonu lihtsalt räägin jälle juristiga seonduvalt, et saabus jaanuaris kiri, mille vahel oli 5 eurot. Sest inimene tahtis toetada seda, et me suudaksime tema mingi paar lemmiklavastust arhiivist tagasi tuua. Ja kahjuks tal ei olnud muidugi aadressi, kuhu see 5 eurot tagasi saata. Aga kuna me oleme avalik-õiguslik asutus, siis selle 5 euro arvele võtmine, ma arvan, läks meile maksma rohkem kui 50 eurot. Nii et selliseid lugusid on ka. Jah, aga kokkuvõttes siis veel nii palju, et nagu öeldud, et tegelikult meil huvi on, aga jällegi, et natuke Dorise juttu täiendada, siis tegelikult päris nii ka ei ole, et me lähme ja siis selle Eetali lepingu raames paugutame üles, mida tahame ja näitame, kuidas tahame. Tegelikult me ikkagi näiteks teatriga peame kokku leppima esimese näitamiskorra aja. Ja teatrid on hästi erinevad, osade jaoks on nii, et nii kaua kui nad mängivad, nii kaua näidata kindlasti ei ole mõtet, on ju. Teised on seda tüüpi nagu Taylor Swift, et samal ajal kui ma olen välismaa tuuril, ma võin ka kinodes oma kontserti näidata ja korjan igalt poolt selle raha kokku, on ju. Et teatrid on hästi erinevad ja näiteks selles osas me peame ikkagi nende kõigiga nagu eraldi kokku leppima, et kas me tohime, võtame selle raha maa, eks ju, et seda me küll ilmselt isegi ei jõua salvestada, aga et kas me tohiksime seda praegu kohe eetrisse panna, on ju, või me peaksime ootama, kuni viimane sent on turult nagu piletiga ära korjatud ja siis võib-olla läheb veel kuskile Teliasse voogedastusse 6 kuuks ja siis lõpuks nagu ERR, kõigi käest on juba raha ära võetud, et siis me võime ka mingisuguse sutsaka panna kuskile. Et selle kokkuleppe me peame ikkagi veel täna teatritega kindlasti tegema, et see esmaesitus ei ole nii, et mul tuli tuju, on ju, võtsin mingisuguse tüki üles ja panin eetrisse, et nagu öeldud, sain juba praegu juristit pragada ühe vana tüki pärast. Tahtsin lisada siia, võib-olla kõik ei mäleta seda sama ETAL-i etenduste salvestamise lepingu ajalugu, et mina olin tol ajal, mis tõstan teise käe, et ma räägin nüüd nagu näitajate liidu endine esimees, et see käis läbi terve valdkonna see leping ja arutati igasuguseid asju. Seal praegu on selles lepingus alles sellest samast nii-öelda kooskõlastusringist seesama see etendusasutuse originaalgraafika, graafilise disaini kasutamine siis salvestise näitamisel, eks ju, salvestise juures. Aga tol korral oli pikalt juttu ka sellest nõudest, et seal võiks olla näidatud ka, et see on salvestatud avalikult etenduselt, ehk siis seal on publik, seal on publiku reaktsioonid sees, et see ei ole mingisugune selline konserv, vaid ta on nagu ühe ajahetke nagu selline fikseerimine ja lõpuaplaus ja kummardus ka isegi. Aga see ei jõudnud siis sellesse lõpulepingusse. Aga ma tahan ühte asja veel öelda, mis ma olin kui ma siis olin esimees, me konkretiseerisime just nimelt neid näitlejate ehk siis esitajate
varalisi õigusi, mis siis lähevad tootjale ehk siis ETL-i liikmesteatrile näiteks üle. Ja seal on siis olemas need õigused, mis puudutavad just nimelt ERR-ile siis salvestamist, reklaam, teatritüki reklaamimise jaoks salvestamist, pluss siis arhiivi ehk siis seal muuseumi jaoks üleandmise salvestamist. Ja ülejäänud kõik asjad on nii-öelda näitlejate endi kontrolli all, mis on nüüd läinud üle siis vastavalt õigustele siis, või lepingutele vastavalt siis näitlejate liidule, kes esindab näitlejate õigusi. Ja sealt on nagu kategooriliselt keelatud olnud selline asi, mille me kehtestasime siis, kui hakkasid need Briti teatrite otseülekanded Coca-Cola kinos. Me arvestasime, et no niikuinii kohe leidub keegi nupumees, kes hakkab Tartu linnast Tallinna suurde kinosse vahvaid asju üle kandma ja raha kokku koguma. Ja me võtsime sellega enda kontrolli alla ja selles mõttes enda kontrolli alla, et tol ajal ja praegu ka näitlejate liit saab väljastada siis litsentsi selle õiguse teostamiseks ja minu ajal väljastati ainult üks litsents ja see puudutas siis No99 etendust Rise and Fall of Estonia, mis toimus, eks ole, seal Alexela Contestandi majas. Vaatajad olid seal ja tegevus toimus streamingu, toimus seal Sakala tänava majas, et seal oli tegelikult vaja seda. Kuna see ei olnud kommertsiaalne soov, siis näitlejate liit rahuldas selle palve anda litsents, et see oli kunstiline kaalutlus selline, jah. Nii palju võib-olla täpsustuseks. Ja muidugi teatri- ja muusikamuuseumi mäluasutuse seisukohalt, eks nagu see väga võib-olla pikk lai teema ei hakka kerutama, aga salvestamine on nagu ülioluline, selle salvestuse jäädvustamine on väga oluline, aga küsimus on selles, et kui palju ja mida siis jäädvustada, sest iga salvestus tähendab ressurssi, tähendab tööjõudu, tähendab, et riik võtab endale kohustuse hoida, ükskõik kas on siis videosalvestus või ese, hoida seda igavesest ajast igavesti. Et kes ja kuidas peaks tegema valiku, et mida me salvestame, mis jääb ajaloo jaoks, mis jääb kultuurimälu jaoks, mis jääb uurijate jaoks ja mis ei jää. Et ma arvan, see valiku tegemise küsimus on järjest kriitilisem, järjest olulisem. Kui me mõtleme, ma ei tea, keskkonna peale, selle mahu peale, kultuurikihi peale, et Kert, kas sa tahad sellele vastata? Ja me peame siin eristama kaks asja ära. Üks on see, mida võtab üles Rahvusringhääling ja teine on see, mille võtavad teatrid ise üles, mis nende lintidega saab. Kuigi ma täpsustan, tegelikult lõpuks on see kõik üks mälu. Et jah, et see on küll erinev võib-olla eesmärk, et me näitame publikule. Nii ja naa, sest et ütleme need lindid, mida teatrid ise tavaliselt üles võtlevad, nimetame neid mustadeks lintideks, eks ole, mida me kõik kasutame teatris ise ka, et enne taastusproove, kui on pikk paus või suvepuhkus olnud, et neid lindi pealt üle vaadata, kui on vaja mälu värskendada. Ja need on need lindid, mis alati võetakse, eks ole. Need on need, mis mööda teatri varasalvesid kuskil ringi hulguvad ja millele tegelikult tuleks, eks ole, pihta saada ja kokku koguda. Ja ma jätan praegu kõrvale siis selle ERR-i või teema. Et see on nagu eraldi teema minu meelest. Aga kui mõelda nende lintide peale, siis tõepoolest see, sa vist mõtlesid, et teatriliidu ettepanekul sai see siis, ma mõtlesin näpule, et sai see sinna arengukavasse sisse pandud, võib-olla sai tõesti. Et jutt on selles, et tegelikult need lindid vedelevad igal pool laiali, kohutavalt datat on igal pool ja selle data nii-öelda kättesaamine huviliste poolt leidmine on praktiliselt võimatu, sellepärast et ei ole olemas neid, nad ei ole varustatud mingite märgetega, veel vähem on nad kuskil üles tähendatud. Ehk siis siit oli ka minu meelest, ma olen seal mitmes kohas rääkinud, et tegelikult tuleks need asjad ära siis märgistada ja artefaktid ja tuleks nende esitused ära märgistada,
tuleks varustada täpselt nimelt need kõik lindid vastavalt sellega, millal stseenid on ja nii edasi, et see tuleks universaalne mingisugune koodisüsteem või märgisüsteem, et mida kõik andmebaasid siis loevad. Ja see saab alguse võib-olla siis tõesti sellest etendusasutusest, kes on selle teose omanik, kes saab selle sisu sinna väga lihtsalt juurde panna, sest et kõik teavad ju sel hetkel seda tükki ja mis see siis üles kirjutada ei ole. Aga nüüd on küsimus selles, et kes siis päriselt hakkab neid üles koguma. Ma olen kogu aeg toonud siin ühte naljakalt rumalat näidet, aga võtame mingi X näitleja imeline monoloog 76. aasta lavastuses, mis on kuskil veel, siis vist VHS ei olnud, aga see oli lintvideomakid. Äärmiselt halb lavastus, mitte keegi ei taha sellest rääkida, aga see üks monoloog ilgelt tähtis. Ja see on teatri ajalooliselt võib-olla tähtis, et kuidas see teatri ajaloolane või see inimene selle üles leiab, et see peaks teoreetiliselt olema võimalik üles leida see asi. Eriti praegusel ajal, kui on võimalik kokku koguda kõik need salvestised ühte kindlasse kohta, varustada nad lihtsalt nende märgistega, et see on mingi keskne andmebaas. Sest et vastasel korral tegelikult nendel salvestistel ei ole mitte mingit mõtet, et lõpuks helistad ikkagi Vanemuises Sven Karjale, ütleb, et kuule, kas sulle arvuti kuskil kettal on veel või on vanad CD või DVD peal mingi tükk, eks ole. Et see ei ole päris okei. Eriti praegusel ajal, kus see andmemaht on nii odavaks muutunud, et see on, mis see siis, lihtsalt nüüd peab olema head tahet, peab olema üldine kokkulepe, mismoodi seda tegema hakata ja nii edasi. Ehk siis seesama ma ei tea, ERR-i see kriimsilmasüsteem, mis teil ju lõpuks läks töös, et tegelikult on võimalik nagu datat lugeda ja kokku leppida, et need võiks universaalsed asjad olla, et teie ei peaks ka ratast leiutama, et need süsteemid ühtiksid oma vahel. Ja nii on võimalik ka lõpuks riigil siis või siis nendel inimestel aru saada, et kes siis need loovisikud on päriselt, et kas neil on mingisugune pagas, mingi loominguline pagas, mis muudab neid loovisikuteks või ei ole või on neil, ehk siis tegelikult see on universaalne data, mida niikuinii kogutakse nagu teistest kohtadest mingid teiste asju, eks ju. Aga miks loomingu kohta ei võiks olla konkreetset andmebaasi. Aga otsuse kohta sa ütled ikkagi, teater peaks ise selle otsuse tegema või võiks see peaks valdkondlik kokkulepe olema, ma ei tea, kes seda vedama peaks seda asja. Aga ma tahtsin öelda lihtsalt, et see etendusasutus, kes on teose omanik, tema võiks sisestada selle data, see ei ole nüüd tuumafüüsika, on ju, et see on lavastus, seal on paatused, seal on stseenid, seal on näitlejad, seal on need tekstiautorid, muusikaautor, valguskujundusvideo ja nii edasi, nii edasi. Autorid, esitajad ja teos, millist see koosneb. See ei ole keeruline data. Jah. Ma tahtsin lihtsalt ka teatri-uurijana kommenteerida, et mina enne siin ka ütlesin, et ma olen alati väga tänulik nende teatrite oma salvestuste eest, sest need näitavad tõesti seda nagu neutraalset vaatepunkti ja kasutades väga palju Vanemuise teatriarhiivis, ma võin öelda, et neil on suurepärane süsteem. Ma ei tea, kuidas seda kirjeldatakse, aga ei pea helistama Sven Karjale, et äkki tal on, seal on eraldi arhivaar ja ma arvan, et võib-olla alustakski nendest inimestest, kes töötavad teatrite arhiivides. Küsimus on lihtsalt selles, et see ongi valdkonna kokkulepe, et kes on see, kes see nii-öelda võib-olla ümarlaua või töögrupi kokku kutsub. Aga et need, kelle käes ongi see teadmine, kellel tõenäoliselt on vähemalt mingisugune Exceli tabel, kus on need asjad kirjeldatud, sest et iga kord, kui ma Vanemuise arhivaarile kirjutan, et kas ma nüüd saaksin palun selle salvestuse, siis mulle tuleb väga kiiresti link vastuseks. Ja nagu teatri-uurijana mul on ka õigustatud ootus tõesti seda saada, et ma kasutan seda teadustöös õppeotstarbel ja nii edasi. Et teatritel mingid oma süsteemid on, aga et kuidas need kokku jooksutada. Et see on tegelikult väga suur töö ja seal on tohutult palju sellist tehnilist käsitööd. Ja ma kardan, et teatrites eraldi ei ole ressurssi, et Vanemuine lihtsalt on nii suur, et seal on tõesti eraldi inimene palgal, kes teeb arhiivi. Aga näiteks ka Draamateatris ju arhiivitöö on ühe kirjandustoa töötaja väga suur tööülesanne, aga mitte ainus tööülesanne. Nii et ja kuigi siin just enne kuulsime, et Rakvere teatri arhiiv on hästi eeskujulik ja nii edasi. Et ma arvan, teatrites tõesti koha peal on need head praktikad olemas, aga et kes need kokku paneb ja kust tekitab ta see ressurss, et oleks see keskne andmebaas. Et need on nagu need küsimused, mida võiks tõesti valdkonnad arutada.
ja ma võib-olla loeks siit etendusasutuste seadusest ka lõigu ette, et kuidas see seadus ette näeb, et kes teeb valiku. Et jäädvustamisele kuuluvate teoste loetelu kehtestab etendusasutuse juht loomenõukogu ettepaneku alusel. Ja sellest siis loomenõukogu ettepanekust siis moodustub lavastuse mapp, kuhu siis võib võimaluse korral ka video minna ja Riigiteatrid siis Riigiarhiivil on siis nagu võimalus või neil on kohustus siis Riigiarhiivile anda, kui Riigiarhiiv seda soovib või siis teater selle otsuse teeb. Et see on nii, see protsess käib. Ja, palun. Ja, minu arust see on absoluutselt ju ainuloogiline, et kes siis veel saab seda teha, kui mitte teater. Selles mõttes, kes on kõige lähemal enda repertuaarile, kes teab, mida sealt võiks olla väärt ja just selle loomenõukogu, eks ole, loomenõukogu ettepanekul. Aga mis ma tahtsin öelda, oponeerida Gerdile jälle siin kõrvuti, et jah, just nimelt see on väga suur töö. Olles ka ise olnud labidamehest, koristajast kuni andmesisestajani enda teatris, erateatris, siis see on väga suur töö. On sisestada igasuguseid andmeid igale poole. Ja ma mõtlen, et kui see jätta ka niimoodi, et Kellerteater oli ainuke erateater ja neid tuleb ka järjest juurde ja nad teevad ka aeg-ajalt väga väärtuslikke ja ägedaid asju. Ja kui see jätta nagu ainult niimoodi, et küll see teater ise sisestab või teeb, et siis võib minna väga palju ka väärtuslikku kaduma. Kui see on nagu norm, ühesõnaga ma mõtlen, et kui arhiveerida ainult kõik nagu korrektselt sisestatud andmetega failid. Mida ma tahan öelda, et on ju, et kui on nagu valida, et kas säilitada mingit materjali või säilitada seda ainult sel juhul, kui see on kõik kategoriseeritud ja andmetega varustatud, muidu läheb see materjal kaotsi ajaloo jaoks. Siis minu arust ajaloo jooksul väga palju on ka ju jätnud loojad, erinevad kirjanikud või erinevad heliloojad jätnud patakate kaupa materjali, mis on võib-olla läbi töötamata aastakümneid, vahel isegi sajandite pärast leitakse sealt see kullatera ülesse. Et minu arust nagu esmane ikkagi võiks olla see, et püüda säilitada, kui see vähegi võimalik on, mõeldes nagu ongi säilitamise ja arhiivi peale. Isegi kui see esimese hooga ei ole, sest kõik ikkagi taandub ka ressursi taha. Äkki norrakatel on raha kusagil. Võiks selle suunata arhiveerimise korrastamisse. Ja siit käis ka see andmebaasi küsimus, et kas me tõesti vajame võib-olla mingit veel lisaandmebaasi, kus siis näidata neid suurepäraseid lavastusi, mille pealt võib-olla võimalikult tulugi teenida. Et jah. See on nüüd asi, et ma ei ole väga kindel, et enamik näitlejad on nõus sellega üldse, et sellised ühe või kahe kaameraga lihtsalt salvestised, nii-öelda mustad lindid saaksid avalikustatud. Nagu, ütleme, jah, ainult võib-olla, eks ole, nagu kokkulepe on teadustööks või õppetööks seda, aga mitte kellegile tulu teenimiseks. Üks asi on tulu teenimine, aga mis ma tahtsin enne veel öelda ka selle kohta, et need ikkagi minu arust on kaks erinevat asja. Üks on salvestis, mis on mõeldud liigutama emotsionaalselt seda vaatajat, ühesõnaga jõudma selle vaatajani mingi vahetu kunstilise elamusena ja see ei pruugi olla, et see on siis see, kus on tehtud selle režii sellest lavastusest paratamatult, sest et mis on ju üks kvaliteet, mis on ekraanil, ekraan on 2D erinevalt teatrist, mis on enamasti 3D, mis tähendab, ruum läheb kaduma. Ja nüüd ongi see, et jah, mis tähendab seda, et kui et me ei saa vaadata ekraanilt paratamatult seda nagu samamoodi, nagu me kogeksime seda saalis 3D-na. Selles mõttes on režii, kui me tahame jõuda vaatajana, siis tulebki see, et on kaks erinevat asja. Üks on uurijate jaoks ja teine on vaataja jaoks. Et kui tahta jõuda vaatajani, on see režii paratamatu.
lihtsalt noh, sul ei ole nagu samasugust valikut nagu seal. Ja mis mulle ka meeldis siin just eelnevates sõnavõttudes, siin oli ka Tambet ka rääkis seda natukene, et see ühesõnaga see mingi naturaalsus või noh, ütleme see lohakus või kerge üle ääre loksumine. Samamoodi on ka see, et see ei oleks nagu, no tema rääkis seda selles kontekstis, kui kasutatakse ekraani lavastuses, aga tegelikult sama kehtib minu arust ka selle kohta. Teatav selline, et kui läheb mingil hetkel nagu natukene see kaamera fookusest välja või ta ei jõua nii täpselt järele või ühesõnaga see annab mingi elu ka sellele teleteatrile. Noh, samas ta peab olema väga kaasas elus, see ei saa tulla laiskusest, operaatori laiskusest, vaid noh, kui te mõistate, mis ma mõtlen. Et noh, seal peab olema teistsugune elu kui filmis, et igal juhul ei ole selline teleteater ka film. Noh, ta on ikkagi teater, seal peab säilima see mingi elu kvaliteet. Jah, aga nüüd siis jõudes selle juurde, et no kaks erinevat, siis teine ongi see, mis 2 päeva tagasi siin tegelikult saime ju kokku omavahel, rääkisime kõik jutud ära juba. Tähtsad jutud rääkisime juba ära. Et mida Gert ka ütles, et tegelikult võiks olla nagu võetud nagu noh, 2 kaameraga või 2 ekraaniga jälgitav, ühesõnaga laia ekraaniga või suure ekraaniga jälgitav. Ja ma või isegi isegi näitasin 3-ga, jah. Victoria Alberti muuseumist, kus Jah, on ka aegade just. jooksul nagu kaardistatud seda, et kuidas oleks kõige parem võtta üles nii, et ta nagu arhiivi või uurija jaoks on. Just, Kuidas jah. uurija hiljem tajub kõige paremini seda, kuidas vaataja näeb lavastust. Et kas meil võib-olla oleks ka vaja sellist nagu mõtestamist või ma ei tea, kas või mingit juhendit, et kuidas võtta näiteks arhiivi jaoks. Et Minu arust, kui me räägime nagu ideaalist, noh, selles mõttes, kuidas võiks olla unistustes, siis võiks olla ju niimoodi tegelikult, et on olemas ka selline ülesvõte nagu noh, just sellistest, mida teater ise peab nagu oma väärtuslikemateks pärliteks, et on olemas selline korralik ülesvõte, kuni selleni välja, et on ka ülevalt vaade. ja selle valiku juurde ma veel korraks lähen su mõtte juurde tagasi, et sa ikkagi ootaks ka mäluasutustelt või ma ei tea, teatriuurijatelt seda initsiatiivi, et mida me võtame. Sain ma õigesti aru? Ei. Või ikkagi, et ma arvan, teater et initsiatiiv võib tulla ju mitmelt poolt. Tähendab selles mõttes, kui teatriuurijad leiavad, et mingi lavastus on väga väärtuslik, see võib ka sealt ju tulla, aga tegelikult ma ikkagi arvan, et noh, Eestis tehakse lihtsalt nii palju teatrit, et sinna sekka võivad minna kaduma mingisuguste trendide või asjade, no ei ole kõik näinud kõiki asju, aga teater ise teab ju seda ikkagi, mis on tal väärtuslikku välja pakkuda. Ja vähemalt siis väärtus on selles, kui see ka tema enda jaoks on väärtuslik sel hetkel. Aga võib-olla sel hetkel see ei ole ka väärtuslik nagu kogu kultuuripildi jaoks, aga mingil hetkel, noh, aastate pärast võib see olla nagu väärtuslik saamaks pilti sellest ajast, nendest kultuuritegijatest, kes seal toimetasid nii edasi. Et ma ikkagi arvan, et nagu teater ise, jah. Aga No lõppkoks, tuleme tagasi selle juurde, see kettamaht läheb järjest odavamaks, et kui ostame mingid sealt supermarketist mingi kõva ketta, siis ma ei kujuta ette, sinna mahub ühele tavalisele terabaidisele kettale juba, ma ei tea, 10 lavastust, eks ole, et see ei maksa mitte midagi. Ja niikuinii teatrid ei tee valikut, teatrid võtavad kõik asjad üles, kas või 1 või 2 kaameraga. Kui me räägime siin ideaalist võib-olla, mis teatriteadlastele tõepoolest, et on 3 oleks võib-olla miinimum, et üks on üldplaan ja teised on nagu külgede pealt, sest need annavad täiesti teise perspektiivi, diagonaalis kas või. Et ma olen ise pidanud ka kasutama seda musta töölinti, sellist 2 poolt võetud ja see on ideaalne, sest sa muidu ei näe kõike. Vabandust, segasin aga võib-olla vahele. anname Urmasele vahepeal ka kaamera tagasi. Kuidas teie valikuid teete? Ja ma tahtsingi just öelda, et noh, see ongi erinev, eks ju, et kui lihtsalt salvestamine ja nii-öelda mälu mõttes, noh, on kindlasti üks vaatenurk, aga et kui me räägime noh, meie huvist, kui ma nüüd jälle olen ETV programmi koostaja, ETV peatoimetaja, siis noh, meie vaatame ikkagi seda, et mida nagu vaataja enne kõike tahab, eks ju. Et noh, loomulikult meil on ka selline kasvatuslik, hariduslik suunav roll, aga eks me nagu ikkagi nuusutame ka nagu tuult ja siin tõsi tuleb öelda, et mina teatrite kätte kõike ei jätaks, et ma igal juhul vähemalt kaupleksin. Sellepärast, et kui niimoodi ilusate sõnadega rääkida, siis ongi kõik nagu väga õige, aga tegelikult teatritel
ma ei hakka ütleme, ma ei hakka näiteid tooma, aga teatritel on ka erihuvisid. Näiteks mingi tiival saabub juubel. Siis tuleb järsku mõte, et kindlasti peaks üles võtma vot selle tüki, on ju. Et sõbrad, et tulge nüüd paugutage 3. veebruaril näiteks see tükk ülesse. Et algul isegi ei öelda, miks täpselt, on ju, aga et kuulge, et tulge, et teil on ju põhimõtteliselt moraalne kohustus nagunii tulla ja salvestada, et tulge nüüd, on ju. Et ei ole, tead nüüd selline tükk, on ju, et eks seda varianti on ka meil juba võib-olla salves, on ju, või et mõnikord on mingisugune Molière, on ju, mida ma ei tea, saab ka välismaalt osta mingit vägevas esituses, on ju. Aga et miks me peaks tulema, no siis kuskilt sealt niimoodi imbub välja, et tead, meil on seal ühtlase, me anname nagu lilled üle ja nii ja naa, on ju, et sellepärast võiks selle kindlasti nagu üles võtta ja siis pange kindlasti eetrisse 3. märtsil, on ju, et siis on see õige päev. Et tegelikult ja 100 muud põhjust, et tegelikult ma ütlen, et niimoodi suures pildis jah, loomulikult, et see otsustusõigus ja valiku tegemise lõppsõna jääb alati nagu teatril, et ega meid ei lase voolikutega majja mitte keegi, on ju, kui meil ei ole kokku lepitud. Aga päriselt niimoodi, et jälle teater ütleks ETV-le, et nüüd nagu vot see ja see, on ju, ja ühesõnaga see on lihtsalt kõige kõrgem kunstiline tase, mida me nagu suudame, on ju, siis seal ma ikkagi nagu alati läheksin kauplema, et ma käin vaatan, kui me ka tavaliselt mingile nii-öelda eelkokkuleppele hakkame jõudma, siis ma käin kindlasti ise ka kohal, vaatan need tükid läbi, räägin meie kultuuriajakirjanikega, ma teen tegelikult selle taustatöö ka ära, et mis on see nagu väärtus siis, mida me esindame, et kas me mõtleme nii-öelda publiku huvi, kas me mõtleme mingit tõesti sellist, ma ei tea, ainulaadsust, mida ei ole varem nähtud. Ühesõnaga meil on neid kriteeriume on palju ja seda otsust ei tee üksi mina, küll aga ma ütlen, et me tahame kindlasti seal nagu selles valikus kaasa rääkida, vähemalt selles osas, mis siis puudutab televisiooni kaudu nähtavaks tegemist tükkidel. Jaa, mul oli lihtsalt küsimus, võib-olla see on nagu üldteada, aga mina ei tea. Näiteks, mis teil 5 viimast lavastust on, mida te olete salvestanud? Või ei pea, võib nagu natuke suvaliselt võtta? Jaa, meil on nad ilmselt hästi nüüd läbisegi, eks ju, et meil on neid eraõiguslikke ja on siis ma ei tea, kas Riigiteater on viisakas öelda või? Et Riigitelevisioon ei ole igal juhul viisakas öelda, aga siis ühesõnaga neid nii-öelda avalik-õiguslikke teatreid, et sihtasutusi. Jah, nojah. Et viimane, mis me kindlasti tegime ja mis on selles mõttes jälle põnev kaasus ja räägib natukene nagu Gerdi soovile vastu, et tegelikult me salvestasime siis Nuutrumi Laidoneri ööd. Ja seda me tegime niimoodi, et kuna see on selline kompaktne tükk, kompaktse kujundusega 2 näitlejaga, siis me tegelikult salvestasime seda oma stuudios ilma publikuta. Aga meie jaoks teeb see kõik, kogu selle salvestamise oluliselt mugavamaks, lihtsamaks ja me saame tegelikult palju parema pildi kätte, sest meil on stuudios olemas kõik, eks ju, vajalik tehnika, mida me ei pea kuidagi mugandama teatriolude järgi, vaid teater nii-öelda mugandub natuke nagu meie järgi, et see oli kõige viimane. Siis me oleme, siin oli juba juttu, eks ju, suvetükkidest, et tegelikult Aada me võtsime, see on juba vist 2 aastat tagasi. Siis me oleme tänuväärsel kombel teinud sellist poolkoostööd niimoodi, et teater on ka ise midagi nagu justkui salvestanud, näiteks Ugal, aga ma mäletan, mis selle Elin Toona tüki nimi täpselt on pealkiri, aga seal me tegime niimoodi, et kuna teatril oli ka endal natukene nagu salves ja siis me aitasime nagu pigem võtsime mingeid plaane juurde ja monteerisime nii-öelda sisuliselt nagu 2 erinevast materjalist kokku siis tegelikult selle, mida me näitasime. Ja ma üldse tahaksin tegelikult, jälle, et see ei ole nagu
see ei ole päris tõsi, aga et üldistusena võiks öelda, et kaugema kandi rahvas on altim salvestamisele, et pealinna need teatrid on väga nagu sellised, noh, ütleme, et pigem ei, aga Ugala, Vanemuine oli siin juttu, eks ju, Rakvere, et tegelikult noh, nemad ka ise hästi palju võtavad nagu oluliselt kangema kvaliteediga juba neid salvestusi üles, et seal ei ole ainult see nii-öelda klassikaline mustlind, vaid tegelikult nad teevad päris korralikke salvestusi. Tartu Uus Teater näiteks, eks ju, kelle tükke me oleme ka näidanud samamoodi, et kus nad on juba ise tegelikult selle produkti valmis teinud ja noh, sisuliselt annavad meile ainult nagu näitamislitsentsi. Et neid variante on, neid koostöövariante on täna juba tegelikult päris palju, et see ei ole ainult see, et me oleme kohal ja meie teeme lõpuni, vaid on mingeid selliseid hübriide, on ka siis täpselt see, et juba teater ise on nagu nii suutlik, et ta annab meile nagu valmis materjali. Tahtsin veel lisada, et see on ka üks asi, mis läheb, ma arvan, juba lähitulevikus järjest ka odavamaks ja võimalikumaks selline tegemine. Et samamoodi Kellerteater võtab ka, kuigi me näitame, eks ole neid, kus on õigused lubatud, aga tegelikult ma lasen võtta üles kõik lavastused 3 kaameraga. Ja tänu Kultuuriministeeriumi ühele meetmele, mis koroona ajal oli, siis me saime ka varustuse niimoodi, et sisuliselt üks inimene tegelikult on see, kes on operaator ja live režissöör. Nii et robotkaameratega võetakse üles ja see on täiesti väga hea kvaliteediga. Ma arvan, et sellised asjad muutuvad järjest kättesaadavaks, et ei peagi minema selle Iirisega või mis bussi nimi nüüd on, alati Lootusega, alati kohale sõitma, et see Ma arvan, et see asi läheb tulevikus veel lihtsamaks, et tulevad need nööppaugu-kaamerad ja on first person shoot või mis selle nimi on. Et kõik salvestavad, kõik näitlejad salvestavad lavastuse ajal kõiki. Tegelikult hirmsas oponeerimise oos unustasin peamise ära, et tegelikult ikkagi elu on pigem siin Gerdi optimismile minu meelest vastupidine, vähemalt see, mis puudutab nagu teletaset. Et internet ei ole tasuta, kuigi inimestel on see tunne, et internet kannatab nagu lõpuni laadida ükskõik mida täis ja mälumahud ja kõik asjad tegelikult on nii, et juba see praegune arhiiv, eks ju, mis ETV-l on olemas, mis tegelikult täieneb mitte ainult etenduste tõttu, vaid igapäevase programmi tõttu, nagu iga päev tuleb sinna, ma ei tea, 10 tundi nagu kõrgresolutsioonis andmemahtu juurde, et see on tegelikult nagu gigakogus ja see ei ole nagu enam 350, et see on ikkagi nagu täitsa number. Ja teine pool on see, et sama, et see, eks ju, nööppaugu-kaamerad ja robotkaamerad ja kõik on ju, et see on väga vahva, aga alati on võib-olla kasulik vaadata nende valdkondade poole, kus nagu liigub mingit mis on mingil moel nagu teenäitajad, eks ju, nad on tavaliselt siis kuidagi jõukamad valdkonnad. Ja siin alati mina vaatan hästi tihti näiteks spordi poole ja tegelikult nagu spordiülekanded võiks ju samamoodi mõelda, et mis seal on, et seal paar kaamerat ja kuradi meestele mikrid ja pildid külge ja las jooksevad seal platsi peal, et küll ta tuleb. Tegelikult on nii, et iga aastaga kõik need spordiülekanded järjest kallinevad, sest see tehnika läheb keerulisemaks. Seal ongi see, et kuna juba nagu peaaegu iga mehe küljes ongi mingi nööp, siis järelikult peab olema seal umbes mitte üks inimene, mitte ainult üks eloselirand, vaid seal on nagu 8 eloseliranda, kes töötavad selle nimel, et siis üks mingi lõplik eloselirand saaks nagu tohutult teha valiku, eks ju, hoomatavatest piltidest. Ja lisaks kogu see pildi kvaliteet ja kaameratorud pikkused, et meil on näiteks nii, et selle õnneliku Lootuse ehitasime, mis aastal see oli, 21, 22, kuskil võib-olla seal. Et meile tundus, et see on nagu tehnika viimane sõna ja varustasime, ostsime uusi kaameraid ja kõik on. Ja praegu on olukord selline, et
et uute nagu UEFA reeglite järgi näiteks meie oma võimekusega ei ole suutelised Eesti koondise mänge Lilleküla staadionil üles võtma, sellepärast UEFA reeglite järgi peab meil olema nii palju kaameraid, nii pikad torud, nii pikad nagu võimalused teha meestest lähiplaane, ma ei tea mida kõike. Et me peame iga kord tegelikult nagu juurde rentima tehnikat, mõnikord ka täitsa välismaalt. Et tegelikult see tehnoloogia läheb küll lihtsamaks, aga teistpidi nagu telemõistes nagu see kvaliteedi tagaajamine ja kõikide nende nurkade nagu kätte saamine läheb keerukamaks, järelikult ka kallimaks. Ja ongi täpselt, et publik on harjunud saama nagu sellist väga-väga kvaliteetset sisu ja ta saab kohe aru, kui see on nagu selline odav nii-öelda ma ei taha öelda, et see konkreetne kelleriteater on odav, aga ma ütlen, et see 3 kaamera puhul, eks ju, seal ongi täpselt, et publik saab kohe aru, et kurat, see on selline mehed ei ole pingutanud, et ETV on, et kus on kultuuriministri silmad, et tegelikult tuleks vallandada need inimesed, kes sellise asja on eetrisse ajanud, et vot nii see on umbes, et midagi läheb nagu odavamaks, aga tegelikult ETV vaates, ühesõnaga kogu aeg on puudu. Ja me tõesti räägime palju mälumahust ja sellest palju mahtu on, aga ühe inimese tõesti elus hoidmine on ju ikkagi päris kallis lõbu, et see inimtöö jõud on see, mida ka vaadata kindlasti selle juures. Ma korra lisan veel, lihtsalt minu meelest ongi võib-olla siin arutelus tõesti vahepeal me räägime nagu erinevatest asjadest korraga, et minu jaoks ka see küsimus, et kes peaks otsustama, mida me salvestame. Ilmselgelt teater otsustab seda, et nad salvestavad enda lavastusi ja see on loogiline, et töömaterjali loovad kõik ja see on see materjal, mida ka teatri uurija põhimõtteliselt saab kasutada. Aga küsimus minu jaoks eelkõige, miks sellist nagu vestlust üldse on vaja, on minu meelest see, et kes otsustab seda, et mis lavastusi salvestatakse nagu kõrgema kvaliteediga just, et kas see on siis nagu ERR-i tarbeks või see on nagu mingisuguse muu hüpoteetilise nagu ühisplatvormi tarbeks, et selles mõttes ja ma saan aru, et siis tekib see küsimus, et isegi kui a la mingisugune valdkondlik otsus selles suhtes tekib, kui on mingisugused, kui on mingi loomenõukogu näiteks sellisele institutsioonile, et siis muidugi jälle põrkutakse selle vastu, et kas ka näitlejad või teised selle lavastuseks seotud inimesed sellega tahavad nagu kuhugi avalikult välja minna selle salvestusega. Aga jah, et minu meelest nagu selle üle me ei peagi üldse arutlema, et kas nagu teatrid ise enda tarbeks peaksid salvestama, sest see on nende enda otsus ja see on nagu loogiline. Aga jah, et just mingisugusest nagu kõrgemast tasemest rääkides võib-olla on see küsimus oluline. Ja et võib-olla ongi huvitav see, et võib-olla need näited praegu ei olnud ka täielikud, mis viimasest ajast on salvestatud, et kui me räägime näiteks Aadast või me räägime Laidoneri ööst, et siis ma ei tea, kas need on nagu salvestused, millele nagu ütleme teatrivaldkonna üldsus oleks alla kirjutanud, mitte et ma ütleks, et need oleks kuidagi halvad lavastused, ma ei ole ise seda näinud, aga lihtsalt, et ongi nagu kuidagi huvitav, et võib-olla minu jaoks mingid muud lavastused viimastest aastatest on kuidagi kultuurilooliselt palju kõnekamad, aga ei ole salvestuseni jõudnud, et muidugi palju nagu logistilisi ja praktilisi põhjuseid ka, aga jah, et mingit nagu selgust ma tunnen, et on vaja ikkagi selles suhtes, et jah, kus need otsused ja mille alusel need otsused käivad, mis saab nagu kõrgel tasemel salvestatud. Ja see, et teatrid salvestavad, et teatritel ei ole kohustust ka jäädvustada igavesest ajast igavesti. Lõpuks ikkagi, et teater ei ole mäluasutus. Et see, kui ta jõuab muuseumisse, siis see muuseum võtab kohustuse säilitada. Et mis on need lavastused, mis me nagu riigi poolt tagame, et jah, nad saavad salvestatud ja jäädvustatud. Liisi, kas sa tahtsid? Tahtsin targutada, et tegelikult see ongi ju väga suur küsimus, et mille baasilt tekib Eesti kultuurimälu ja see on väga suur vastutus, ma arvan, et olemata tegelikult näinud ei Laidoneri ööd ega Aadat ja ma arvan, et tegemist on heade lavastustega, aga võib-olla siis võime ju hüpoteetiliselt mõelda, et võib-olla 50 aasta
pärast tundub, et aastal 2024 Eesti kultuur või Eesti teatrikultuur põhimõtteliselt ikkagi koosnes või kõige tähtsam oli estraad ja vabadussõda. Et tegelikult, aga see on väga suur vastutus ja me võib-olla ei oska seda nagu praegu veel hinnata, aga ma tean, et Urmas tahtis. Ja ma siiski mõtlen, et Ugaga koostöös mulle ei tule see Elin Toona tükk päris täpselt meelde, mis selle pealkiri oli, aga selle me kindlasti tegime ühena viimastest. Ei, mitte Elin Toona, minu viga. No ühesõnaga me oleme Katku haud just. Siis oleme ka, ma mõtlen, midagi ma ütlesin veel, ühesõnaga, et me oleme ikka nagu sellist väärtuslikku kraamiga salvestanud, Niskame naised näiteks. Aga väga palju mälumahtu pole läinud, ma ootan. No meil oli ka ju, eks ju, väga pikk Seetaliga läbirääkimiste protsess kestis, ma pakun, tegelikult see vajadus tekkiski jälle tänu Covidile kuidagi, et sinnamaani elati vana lepinguga rõõmsalt ja räägiti aasta lõpus, et päris kõik ei õnnestunud, aga proovime järgmine aasta paremini, aga Covidi tõttu tuli seal neid kuidagi hakata, või sai selgeks, et neid tingimusi tuleb hakata muutma, et siis mindi ka uuesti lepingu kallale ja sisuliselt 5 aastat vaieldi, aga see vaidlus tähendas ka seda, et paljud asjad olid nagu pausil, et polnud ju põhjust ka midagi kuskile või polnud ka võimalust minna tegema. Aga ma jällegi tunnen tagasi selle nii-öelda teatritega kokkuleppe juurde, et siin ongi seesama, et mida te viimasena olete salvestanud, aga ma ütleksin, et mida te viimasena olete ka näidanud ja siin tulebki meie kõige üks markantsemaid lugusid, siis etendus nimega Eesti matus Draamateatris, mille me siis salvestasime ilmselt aastal 2011, võib-olla isegi kuskil varem. Ja see püsis siis sahtlis. Ma ei ole päris kindel, kas me saime ta lõpuks 2022 eetrisse mingi tohutu valemiga. Selleks ajaks oli, ütleme, pool sellest trupist, kes seda siis toonast varianti mängisid, olid tegelikult juba meie hulgast lahkunud. Ja aga me ei saanud nagu teatriga kuidagi kokkuleppele, sest seda mängiti ja siis vahepeal küll ei mängitud, aga mõeldi, et äkki me mängime ikkagi veel, et ärge praegu pange. Ja see sisuliselt siis ootas oma aega, et me olime ta küll telekvaliteedis valmis teinud ja mõelnud ja kõik olid nagu valmis, aga ühesõnaga meil ei olnud sellest muud rõõmu kui teadmine, et meil ta on, et me käisime nende öösiti silitamas seal arhiivis, aga näidata me seda ei saanud. Kui nüüd sellest valikutest veel rääkida, siis see eelmises ETL-i lepingus, mis oli 2014 aastanumbrid kandis, seal oli ERR võtnud endale kohustuse salvestada aastas 8-12 rahvuskultuuriliselt olulist lavastust Eesti teatritest. Praegu seda kohustust otseselt numbriliselt võetud ei ole selle uue lepinguga. 6 on seal või? Ma lugesin läbi, ma ei märganudki, vabandust. Aga mis puudutab seda endist, et mida teatrid otsustavad, siis ma ei ole sellega nii kursis, aga ma mäletan 99 aegadest, et mitme kaameraga ja korrektselt monteeritud subtiitritega varustatult võeti üles need lavastused, millel arvati olevat festivali potentsiaali. Ehk siis kuraatoritele ja nendele jagamiseks. Ja ma arvan, et mõned teatrid teevad seda praegu ka nii. Ütleksin kommentaariks juurde, olles ise juhtinud festivali 10 aastat ja selles ringkonnas tegutsenud. Festivali kuraatorid tahavad saada ühe kaameraga filmitud materjali. Mitte monteeritud. See on parematel festivalidel, see on alati nagu see, et just nimelt see sama teema, et saada ülevaade ikkagi lavastusest, mitte väga heast monteerijast ja operaatorist. Monteerimise tasemed on ka nagu... Kuna mina saadan praegu välismaale neid videosid päris palju, et siis praeguseks ajaks ikkagi eeldatakse lihtsalt väga head salvestust ja ühe kaameraga 3 jala peal tegelikult. Monteeritud, tehtud erinevad plaanid monteeritud. Jaa.
pigem küll jah. Sest ma mäletan just seda, et oli kirjas, et mitte saata monteeritud materjalist. No see ei näita tegelikku pilti. Jah, kui sa... Mina vist tahtsin tegelikult tuua natuke jutu tagasi sinna, kust Anneli hakkas vahepeal minema, et hea küll, teatrid ise kõik salvestavad ükskõik siis kas 3 kaameraga, 1 kaameraga, 2 kaameraga, aga see materjali maht on siiski tohutu, mis lõpuks tekib. Ja kas me riigina siis tõesti oleme nii suured ja rikkad, et me suudame seda kõike pärast siis hiljem säilitada kvaliteetsena aegade algusest aegade lõpuni, et see ei ole mõeldav. Et siin on ikkagi vaja teha valikuid ja ma tahaks nagu just, et see jutuajamine jõuaks sinna ka, et kes on siis need inimesed või kust leida see know-how, mille pinnalt need valikud teha. Et olla siis abiks nii Teatri- ja Muusikamuuseumile kui ka Riigiarhiivile, Rahvusarhiivile, vabandust. Et mul on hästi kahju, et Maarja Hindoallat siin praegu ei ole, et ta oleks kindlasti andnud oma vaate siia juurde, et ma saan aru, et neil on olnud ka väga hea koostöö juba Rakvere teatriga ja võib-olla siis Kanuti saaliga. Jah, kommenteeriks seda nii, et Rahvusarhiivil on kompetents säilitada, et neil on tehniline võimekus, neil on keskkond meediateegi all, aga jälle valdkondlik kompetents on see, mis on Teatri- ja Muusikamuuseumis. Et need on nagu 2 asja, mis praegu mulle tundub on natuke eraldi. Ja sellepärast me võib-olla ei ole ka kiirustanud. Meie kogumispoliitika otseselt ei ütle, et me ei kogu videosid, aga ta ka ei ütle, et me kogume või et jah, me regulaarselt teeme seda. Et siin on vaja ka nagu meil oma vahel saada konsensus. Mulle tundubki, et siin on tegelikult teatriorganisatsioonid, võib-olla katusorganisatsioonid võiks tulla appi, et Teatriliit, Teatriagentuur, et kuidagi saada see siis mingi selline teadmine, mis on täpselt see, mida me peaksime hoidma ja säilitama. Et me ei räägigi siis enam salvestamisest, vaid just sellest säilitamisest. Jah, ma arvan, et see on hea mõte nagu siin ka välja öelda, et üks töögrupp tõesti siin tundub, et on nagu vajalik. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui need asjad on juba salvestatud ja ka minul on praegu telefonis 2 tükki salvestust, mis mul on nagu taastusproovide jaoks. Et meie iga ühe telefon mahutab mitmeid lavastusi. See mälumaht on nii väike, et meil küsimus on nüüd selles, et kui need on juba salvestatud, siis et kas meil on raha või võimekus seda kõike säilitada. No, siis sa küsid, et me peaks tegelikult osad asjad ära kustutama. Et kas sellel on nagu mõtet, et kui nad on juba salvestatud ja suhteliselt odavalt, et kas või selle ühe kaameraga salvestatud asjad, et kas siis neid koguda, jätta kuhugi alles ja jätta nad niimoodi alles, nagu me enne rääkisime, et neid on võimalik ka leida, sellepärast et ma usun, et Vanemuises on väga suurepärane see Exceli tabel, aga sa pead olema spioon, et teada saada, kus see Exceli tabel on, kellele sa ikkagi Sven Karjale helistad, saada mulle see Exceli tabel. Et see on see asi, et kui me elame praegu sellises ajastus elame, meil on digiriik olemas, et kuidas me ei ole jõudnud nagu selliste artefaktide nagu sellise süsteemse ülesleidmiseni. Ühesõnaga esialgu meil võiks olla vähemasti Exceli tabel, kus on kõik teatrid sees, et võib-olla alustaks sealt. Jah, tegelikult tuleks alustada sellest, et nüüd saavutada mingisugune kokkulepe ja öelda kõigile teatritele, et kõik edaspidi, mis te salvestate, palun varustage nad juba teatud konkreetse dataga ja selleks ei ole väga palju inimesi vaja, selleks on vaja ühte inimest, kes sel hetkel, kus salvestatakse, vaatab kella, ütleb, näed, see kell hakkab see stseen, kaamerad käivad, see kell hakkab see stseen ja see on kirjas. Ja ta võib selle trükkida samal ajal arvutisse ja see on juba digitaalne data olemas. Küsimus on ainult selles süsteemis, mismoodi see oleks kõikidele andmebaasidele ühtemoodi loetav. Kas on vaja mingi keskmine, kas uus andmebaas tekitada, kas on vaja küsida, spioneerida ja helistada Urmas Hamburile Esitajate Liidust, et ta tooks mingisuguse rahvusvahelise standardi siia, mille pealt oleks võimalik ühendada ka Eesti filmi artefaktid, et nad oleks ühtses andmebaasis või on mingisugune leiutame oma. Siin võiks alustada tõesti nendest inimestest, kes nende arhiividega tegelevad. Et kelle käes need on, need inimesed teavadki kõige täpsemalt, et ma ise olen ka Draamateatri arhiivi kunagi teinud, et siis meil ei olnud tegelikult videokogu kirjeldatud, aga et nagu järjest tegelikult me läksime nagu põhjalikumaks sellega, et kas oleks juba ka see lavastuste rida selline, et seal oleks ka kõik olulisemad tegijad kirjas, et tollel hetkel ei olnud isegi nagu see tabel kuigi põhjalik. Aga see on, ma arvan tõesti, see on konkreetselt nende inimeste
kokkuviimise asi, et noh, seda aeg-ajalt on isegi algatatud, aga kuidagi me ikkagi ei jõua selleni, et tuleks leida mingi, ma ei tea, võib-olla Anneli on see inimene võib-olla kõige õigem, eks ole, et kes hakkab neid inimesi lihtsalt ühe laua taga tooma. Ja noh, see esmane kirjeldamine ei ole ainus, mis juhtub museaaliga. Ma ei taha nagu laskuda detailidesse, aga see protsess, mis juhtub muuseumis ka pärast seda, kui ta meil kirjeldatud, et see on ka aeg ja see on ka töö veel. Et selles natuke, jah. Ja ma olen ikkagi selle veendumusele, et me peame järjest rohkem valikuid tegema ja me võiks sama küsida, et kostüümid on ju valmis õmmeldud. Miks me ei säilita neid, et mis see võtab, paneme ühte lattu ja nad on seal olemas, aga iga asi, mis sa võtad vastutuse seda säilitada muuseumist igavesest ajast igavesti. Aga Anneli, sa vaata, siin ongi 2 tasandit. Üks ongi tõesti see, mis toimub teatrite vahel, eks ole, et võib-olla see esmatasand oleks nagu lihtsamini lahendatav. Ja siis, kui on nagu muuseumisse või Rahvusarhiivi üleandmine, et siis need protsessid ongi nagu keerulisemad. Aga et praegu tegelikult tõesti meil ei ole seda esmatasandi nagu ühtset süsteemi, et kes teab, see teab, kellele meil saata ja selle jaoks asjad toimivad. See tegelikult ei ole väga keeruline, et kui teatris on vähegi korralik süsteem olemas, siis usalduse pealt see alati toimib, aga et tõesti sa pead lihtsalt teadma. Aga et võib-olla on otstarbekas, et kas või need metaandmed selle kohta, mis on olemas, oleksid mingisugused keskses kindlatele inimestele ligipääsetavas süsteemis, kas või midagi sellist, nagu on teatri statistika andmebaas, mis me oleme väga hea ja põhjalik, et selles suunas võib nagu edasi ka mõtelda. Või ka näidendite andmebaasiks, mis näitab, et kus mis asub, et see esmane kaardistamine on kindlasti hea mõte ja midagi, mida teha. Ma tahtsin veel lisada, et need andmebaasid, need samad, kas või statistika andmebaas ja see sama, mis teie andmebaas, need peaks ühilduma vahel ja need artefaktid ja asjad ka. Et sa saad ühest kohast minna sinna kohta, kus näitab viitega, kus on see sahtlivõti, selle Sven Karja sahtlivõti, kus tal see DVD on. Piltlikult öeldes, eks ju. Aga ma tahtsin lisada, et võib-olla lihtsalt kõige rohkem esmatasandi ülesanne on see, et teeme nimekirja kõikidest arhivaaridest erinevates teatrites ja paneme selle nimekirja kuhugi avalikult üles selles mõttes, et kellega võtta ühendust, kui sul on vaja Draamateatri salvestust, kellega võtta ühendust, kui sul on vaja enda teatri salvestust. Sest et tõesti see nagu info paljud, alati ei ole selle inimese nime taga seal teatri kodulehel kirjas arhivaar, ta võib-olla ongi näiteks kirjandustoa töötaja või mõne muu ameti peal, ehk et tõesti oleks võib-olla lihtsalt alustuseks vaja mingit nagu kontaktide andmebaasi, kelle poole pöörduda. Ja selle käigus me saame kaardistada ära need kastid VHS-ide ja muude mälukandjatega, mis seisavad nurgas, nagu oli ka Kannuti Gildi puhul, eks, et lõpuks nad siis jõudsid pikkade aastate järgi nüüd Riigiarhiivi, mis on suurepärane, et ta lõpuks läbi valu, aga ikkagi jõudis ja on olemas. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et kuna see ka salvestub siin on ju, et siis ma ikkagi vabandan kõigi ees, kellele ma olen liiga teinud ja et ma olen teadlikult natukene võib-olla olnud selline lihtsam, kui ma päriselt olen, et ma ikkagi mõtlen ja selle sama valiku puhul ka, eks ju, et selle mõttega on ju tegelikult ka, ma ei tea, erinevates jutuajamistes, erinevate liitudega mängitud, et tegelikult üks nii-öelda ETV või siis ERR-i valikukriteerium võiks olla nii-öelda teatri auhinnad, eks ju. Et need lavastused, mis ükskõik on ta siis, ma ei tea, lavastaja, näitleja, etenduse preemia saanud, et tegelikult need võiksid olla nagu sellised nii-öelda esmajärgus seal nimekirjas siis, eks ju, mille kallale me läheme. Aga paraku tegelikult nendega on kõigi see, et nemad on nagu kõige aktuaalsemad. Nad on enamasti ju äsja just lavale tulnud. Maha võetakse nad alles aastat, ma ei tea, mitme pärast, eks ju, nagu siin ühe näite puhul sai ka toodud, et seal ongi jälle see, et seal põrkuvad need huvid on ju, aga ma ütlen, et ei me päris nüüd niimoodi, kes siin ütles, et mälusse jääb Aada ja siis teine, et päris nii lihtsakohalised me ei ole, et me ikkagi nuputame ikkagi koos Eesti rahvaga ja tarkade inimestega, et päris niimoodi puusalt ei tulista, vabandan veel kord.
ja teatriauhinnad, eks me oleme palju ka valikus võtnud, kui me teisi esemeid mõtleme, et ikkagi võtame ka muuseumis aluseks, et kas või jälle sama kostüümid, et kui peab millestki lähtuma ja valikuid tegema, siis see on üks lähtepunkt ka kindlasti. Meil hakkab aeg vist vaikselt otsa saama, aga mul on üks küsimus jälle ERR-ile ja see on kirjeldus Sylvi Sarapoolt. Et ma ei tea, ma loen võib-olla lihtsalt ette, et see puudutab ligipääsetavust, et Vahuriba tõi regionaalse ligipääsetavuse, mis on väga oluline, aga ta küsib siis või palus küsimuse edastada, et Eestis on päris mitmel aastal pakutud juba kirjeldustõlkega etendusi erinevates teatrites, aga need on ühekordsed projektid ja töö on tehtud, kuid midagi pole salvestatud säilitamiseks. ERR on salvestanud, aga ühelgi neist pole kirjeldustõlget, et etendused oleksid ligipääsetavad erinevatele sihtgruppidele. Ja vajalik on ka lavastuste kirjeldustõlkeid salvestada ja säilitada. Kas on mõeldav ja millistel tingimustel on võimalik teha ja salvestada lavastustele ka kirjeldustõlge? Ja kas juba valminud etenduste kirjeldustõlgetest on võimalik kasutada oluliste kultuurilooliste sündmuste lavastuste salvestamiseks? Kui see on juba kord kellegi poolt tehtud, mis meil selle vastu, et tegelikult me võtame ju tänuga ja jälle, et tasub vaadata natuke nagu teisi valdkondi ka, et Eesti filmi puhul täna on see tegelikult seatud nendele filmitootjatele tihtipeale nagu kohustuseks, et kui EFI rahastab näiteks, siis peab sellega kaasnema ka kõikvõimalikud nii-öelda juurdepääsetavuse lisad ja ekstrad, eks ju, et nii kirjeldustõlge kui subtiitrid, kui mis iganes veel. Et meie ise, ma arvan, et selleni, et me hakkame nii-öelda arhiivi nüüd tagasi kirjeldust tõlkima, et selleni me tõenäoliselt jõuame, ma ei oska öelda millal. Et täna me tegeleme ikkagi veel alles nagu digiteerimisega, ehk et meil on veel keldri täis linte, mida me peame kõigepealt interneti sisse kiskuma sinna odavatele ketastele. Aga et seda tööd, et me hakkaksime ajast tagasi minema, et me uusi asju püüame järjest kättesaadavamaks teha, kõik riiklikud sündmused on meil samamoodi tegelikult kohustuslikud viibelda, kirjeldust tõlkida, kõik ühesõnaga, kogu see palett, et järjest me ju nii-öelda ettevaatavalt kogu aeg seda süvendame ja iga järgmine asi tegelikult, iga aasta me teeme seda rohkem ja rohkem ja rohkem, aga arhiivi tagasi, ma arvan, et me ei jõua. Ta ei mõtlegi vist seda, et ta pigem mõtleb, et kas see valiku alus on ka see, et kirjeldustõlge on juba tehtud, et see töö on tehtud. No ma ütlen, et see on kõige lihtsam variant, et juhul, kui ta on juba olemas, siis ei ole meil selle vastu ju midagi, et meil on see ainult selline, ma ei tea, liita ja lahutada. Et see küsimus vist oli ka see, et mitte, et lavastuse salvestus on juba olemas ja kirjeldustõlge on ka tehtud, aga pole lihtsalt külge lingitud, vaid et kas võiks lavastusi valida salvestamiseks lähtuvalt sellest, et sellel lavastusel on olemas ka kirjeldustõlge, ehk siis see salvestus, mis valmiks, oleks juba algusest peale ligipääsetavam. Mis lisab sellesse ADA ja siis nende keerulisemate tükkide valikusse veel ühe kihi, eks ju, et siis me peaks veel hakkama, kas teatriauhinna tükk ja siis see ja siis see ja siis need lisatingimused, et iga see järgmine lisatingimus ju ahendab seda valikuringi lihtsalt veel. Aga loomulikult ma ütlen, et ma arvan, et tegelikult ju minu meelest kas ei ole ka nii, et see ligipääsetavuse direktiiv, mis ju tegelikult hõlmab, ma ei tea, kõiki tegevusvaldkondi, et ta tegelikult sunnib varem või hiljem ka kõiki etendusasutusi automaatselt seda tegema. Sisuliselt sama nagu, ma ei tea, EFI filmide puhul, et sul on see tingimus peaaegu, et sa pead seda võimaldama. Et pigem siis, ma ei tea, aasta-paari pärast on see selline loomulik osa lihtsalt igast uuest asjast. Tahate kommenteerida ligipääsetavuse märksõna? Kas on praegu saalist küsimusi? Meil hakkab aeg vaikselt otsa saama, aga on veel teemasid, mida sooviks arutada?
Tahtsin ühe kommentaari lihtsalt Urmase positiivselt, et kettamahu pärast ei pea muretsema, et näitlejatel hulgas on näitlejaid, kes keelduvad tegelikult nende lavastuste salvestamisest, kus nad osalevad, et nad lihtsalt ei taha, et nende see elus esitus saab mingiks konserviks, mis ei ole see, millisena see alguses mõeldud oli. Neil on väga põhimõtteline, neil on vetuõigus selles mõttes nendele asjadele. Lihtsalt üks aspekt selle asjale juurde. Et ekraanis Nii et niivõrd palju kettamahtu nii moonutab ja palju ei muudab, et näitleja ei taha. Ja ekraan muudab halvemaks, on siis nii või? Või natuke veel? Ei ole mõeldud välja veel sellist, sellest ei saagi üle, et paljusid asju ei olegi võimalik salvestiselt vaadata. Tähendab, kõik on võimalik vaadata, aga nende argument on see, et see ei ole see, milline on see elav esitus. Ja selles elavast esituses läheb selle konserveerimise toel läheb nii see põhiline asi kaotsi. See on nende arvamus ja nende õigus seda öelda. Aga on kindlasti ka palju lavastusi, mis põhimõtteliselt väga palju minu arvates ei kaota selle salvestamise tõttu. Ja seda enam, et terve teemapäeva osa oli ju sellest, et kaamerad laval, et mis seal saab üldse kaotsi minna enam, eks ole. Teatud asjade puhul on. Ja isiklikult lihtsalt ütlen, et olen näinud ka lavastusi, mis mulle saalist vaadates nii palju ei meeldinudki kui just salvestise pealt. Et see, nii võib ka juhtuda. Et see on, aga see on kõik maitse asi, et siin ei ole mingit. Viskan hoopis selle õhku, et võib-olla peaks mõtlema hoopis selle peale, et hakata jäädvustuma VR-is ühesõnaga selles 3D-s varsti. Jah, kindlasti, et tehnoloogia areneb ja võimalusi tuleb. Siis oled päriselt samas ruumis. Urmas, kas sa tahad veel midagi ütelda kokkuvõtteks? Ma olen ennast nagunii nii maha mänginud, et mul kokkuvõttes ma tahaksin saalist juba vaikselt ära minna. Väga hea, aga jõudsime. Aga vist tõmbame otsad kokku, et me jõudsime selleni, et me peaksime selle teemaga edasi minema. Et esimene samm on, et kaardistada, kui me räägime just salvestamisest ajaloo jaoks ja arhiivi jaoks, et kaardistada kõigepealt, et mis on olemas ja siis hakata mõtlema, kuidas neid valikuid, tarka valikuid teha ja millises. Ja ma olen väga nõus sellega, et esimene samm, väga loogiline samm on kaardistada ja mõeldes ka arhivaaride avalikustamisest edasi, et siis võib-olla ka lihtsalt üks nimekiri, kus on kirjas, mis salvestused on ERR-i arhiivis ja ka Rahvusarhiivis olemas. Et mul on üks selline salapärane Rahvusarhiivi link, mille kaudu saab kõiki Rahvusarhiivi lavastusi miskipärast vaadata. Aga kui lihtsalt minna Rahvusarhiivi leheküljele ja hakata otsima, siis neid ei leia. Aga et kuidagi selle kaudu, et ma olen kunagi saanud ühe salvestuse lingi, siis nüüd ma saan kõiki teisi ka vaadata. Et seal on nagu mingisugused kitsaskohad, mulle tundub selles süsteemis, et kuigi need asjad võiksid olla kergemini leitavad, siis on see, et ma olen lihtsalt seda linki tuttavatele teatriuurijatele jaganud, et kui teil on vaja midagi, siis te saate selle lingi kaudu minna, aga jah, miskipärast see nagu ei ole avalikult nii kergesti ligipäästav, kui võiks. Ehk et võib-olla puhas selline kaardistamisnimekirja koostamistöö on see, mis tuleb alustuseks ära teha, et üldse teaks, mida saab otsida. Aga ma tänan teid kõiki väga selle pika arutelu eest, et väga tore on, kui ülejäänud päev oli üsna siuke tempokas ja pidi ajaraamidest kõvasti kinni pidama, siis nüüd oli laialt aega mõtiskleda ja see on väga mõnus vahelduseks. Mul tuli üks huvitav fakt meelde, vabandust, veel enne lõppu, lihtsalt meenus, et me kõik oleme näinud Armastus 3 apelsini vastu televiisorist, eks ole, aga see ei ole terve etendus. Et nad lubasid seda esitada ainult katkenditena, et see, mida telekas see konserv on, et see ei ole täielikult. Jah. Ja väidetavalt ollakse nähtud ka peaaegu tervet versiooni või?
kui Tartu Ülikooli Te peate teatriteaduse kaardistama. õppetooli minna. see võib olla ka lihtsalt ERR-ile Jaa, nad ei andnud jaa. vist jah. Aga hästi, aitäh kõigile, kes te olete veel vastu pidanud ja kohale jäänud ja aitäh kõigile, kes te täna kaasa rääkisite, esinesite, mõtlesite. Aitäh Anneli sulle vestlust modereerimast ja üldse kogu Teatri- ja Muusikamuuseumile koostööd tegemast ja aitäh Eesti Kultuurkapitalile. Aitäh.